Hei aiasõbrad! Täna siis vaatame, teeme kiirelt puudele, viljapuudele täpsemalt suvise lõikuse. Suvine lõikus on ikka selleks ette nähtud, et see aitab võra kujundada nii-öelda selle aasta okste mõistes, mis kasvud on siis puu kasvatanud. Mõned erandid on, võib ka eelmise aasta oksa pealt lõigata tagasi selliseid üksikuid lõikeid, mis suunavad oksa nii-öelda kõrvale kasvama. Meie aias kasvatame puid võimalikult nii-öelda laiuvana ja inimese kõrgusena, et nad oleks siis ilma redelita töödeldavad. Viljad korjatavad, pritsitavad, lõigatavad, ma ei tea, murelid kaetavad võrguga. Ja ega siin muud ei olegi, vaatame üle. Tegemist on meie videopäevikuga, et näha läbi aastate nende puude arenguid ja näha ka, kuidas me lõikame ja kas sellest lõikusest on ka siis näiteks viljakandmisel kasu. Aga lähme asja juurde. Alustame siis kõigepealt kirssidega või õigemini murelitega. Murelitega on üldine lõikus selline, et nii-öelda oksi lühendatakse 30 sentimeetri peale. Tegelikult on see enamus puudel selline, kus uusi kasve lühendatakse sellised sisse kasvavad oksad. Reeglina lõikan mina nii-öelda väikese jupi peale, mis siis võiks uusi marja selliseid klastreid kasvatama hakata. Ja samal ajal siis suvine lõikus hoiab võra kompaktsemana. Tuuled siis ei räsi ka teda nii palju. Ja kohe saamegi siin vaadata, et ma tegelikult sellel eesoleval puul meelikal teisel küljel alustasin ilma või nii-öelda kaamera väliselt. Küll aga soovisin üles võtta siin seda lõikust ka, ehk siis saame kohe vaadata, kuidas see lõikus käib. Et kui me siin tulemegi siia juurde, siis on näha, et siin on päris pikad uued kasvud. Siit on, mis ta võib olla, 80 sentimeetrit äkki siit maalt algab ja jookseb lausa siiamaani välja. Miks nad longus on see, et nad olid tegelikult marjade valmimise ajal oli kogu puu kaetud võrguga, ehk siis see võrk natukene surus neid kokku, kuid selles mõttes püüdsimegi nii panna, et võrk suruks pigem neid otsi siis allapoole, ehk siis nad ei oleks nii väga üles kasvavad. Teades, et me nii lühendame neid. Kuna siin on ka näha, et sellel maguskirsil on sisuliselt ju 3, isegi 4 sellist oksa siit otsast, kus ta lõikuskoht oli. Siit oli eelmise aasta lõikuskoht. Ta ajas uued oksad. Ja see on üsna ennustatav, 3-4. Faktiliselt on see, et üks on siis nii-öelda liider ja ise vaatame, kuhu me soovime teda siis vastavalt jätta. Näiteks kui sooviks paremale suunata, siis jätaks selle. Või oksa mõistes küll vasakule, aga meie mõistes siis paremale. Kui ei, siis valime vastavalt sellele pikenduse. Kuna see oks hakkab nagu tüvist välja minema, ma pean selleks kõvasti tagurdama, kui te vaatate kogu puud, siis on näha, et see praeguse hetke siitpoolt vaadates parem külg hakkab tüvist nagu väga palju kaugenema, siis seda me tegelikult väga palju ei soovi hetkel, sest et selle oksa põhi kandetüvi siin sees ei ole veel piisavalt nii-öelda jämenenud ja lõppkokkuvõttes ei pruugi kanda näiteks kogu seda raskust ära suurte tormide või tuulte käes. Ehk siis me hoiame teda veel hetkel ikkagi selle siis põhioksa lähedal, mitte enam tüvi lähedal, aga selle põhioksa lähedal. Ja hoiame natuke neid oksi siis kompaktsemana. Et kui me siin neid vaatame, siis reeglina, kui ma soovin, et jätkuks oleks ikkagi jätkuvalt see, mis täna on küll hetkel allapoole langus, siis hakkame teised oksad lühendame tugevamalt. Kindlasti tasub arvestada sellega, et kui me nüüd hakkame seda raskust siit okstelt ära võtma, siis need oksad tõusevad kõrgusesse või kõrgemale. Nad ei ole nii languses, et sellega tuleb arvestada. Kui me näiteks esialgu planeeritult võtame selle oksa, jätame selle jätkuks ja vaatame, kuhu me ta suuname. Ja kuna siin üleval on üks oks, mis on siia poole nagu tulemas, siis me peamegi mõtlema, et kas äkki me suuname ta siia poole. Et nad ei oleks liiga suure kattega. Sellisel juhul, vaadates seda,
nagu ma ütlesin, tema oleks nagu tipuoks. Ja eelmise aasta kasv, siis suvise lõikusega ma teen tavaliselt seda erandit, et kuigi ma sellist 2-aastast kasvu nagu siin lõikan ainult kevadel, siis sellist 1-aastast kasvu, selle erandi ma võin teha ehk siis ümbersuunamiseks. Nüüd ühe käega püüan siin küll lõigata. Natukene mängin siin, et käe õigesse kohta saada. Aga ehk siis ma lõikan täiesti selle koha pealt välja, selle konkreetse oksa. Et siis kogu kasv läheks sellesse, et ta saaks aru, et nüüd on tippoks temal see. Nagu näha, ühe oksa välja lõigates juba see tõusis kõvasti, see oks ise. Ehk siis raskus langes ta pealt ära. Siia ma jätan üks 30 sentimeetrit, kuna me soovime ärgitada selliste viljaklastrite, nagu siin on tekkimist, nagu siin on või nagu see on, siis nende okste, väikeste okste, siia tekivad viljaklastrid, samamoodi siia, õiepungad, siis meie soov on ka ergutada nendel uutel okstel selle sama tekkimist. Et selle jaoks me ei saa seda nüüd oksa liiga pikalt jätta, sest et vastasel korral ta teeb nii-öelda tippu, oksa tippu need. Meil saame tükk tühja maad, mis on täiesti tühi ilma vastavate klastriteta ja ta alles kujundab need klastrid oksa otsa suunas. Et mõistlik on jätta siuke 30 sentimeetrit. Ja valite välja siis sellise punga, kuhu te soovitate suunata, kuna nagu me mainisime, siis siin see oks juba on võrast väga palju väljas. Ma ei soovi, et ta liiga palju oleks. Ma valin selle nii-öelda siia minu poole suunduva punga siin ja lõikan selle peale ta välja. Arvestusega, et ilmselt ta teeb siis lisakasvu siit või siis teeb, ilmselt teeb otsast, ilmselt teeb siit. Ja me saame juba vaadata kevadel, et milline oksa jätk sobib või kas see ellu jäi. Lisaks siis sellised alumised või sellised nii-öelda võra jaoks mitte sobivad oksad. Ma tavaliselt ikkagi lõikan nii, et ma lühendan ära. Siia võiks tekkida viljaklastrid samamoodi, ergutame nende kasvu, valime siin mingitele pungadele välja ja lõikame ta tagasi. Ehk siis siin näiteks, ma lõikan selle lehe välja siit jaoks. Ehk siis siin võiks tekkida need viljaklastrid uuesti ja liiga palju seda oksa mitte lasta kasvada. Küll, aga kui ta siit teeb, sellest pungast teeb pikenduse, siis kevadel saab siit tagasi lõigata. Jättes ainult sellise jupikese nii-öelda viljaklastri jaoks. Siin võib-olla saan ka teile näidata mõne eelmise aasta oksa peal, kuidas ta on rajanud. Näiteks see oks. Kui te siin näete, siis pean siin ära ka fokusseerida teile selle. Siis siin ta ongi, näete, siin on tagasi lõikus toimunud eelmine aasta täpselt siit kohast. Ta on rajanud siia viljaoksakese, siia viljaoksakese. Ehk siis ja siia, ehk siis see ongi suvi, lühendada kas üleskasvuvaid või allakasvuvaid oksi selliselt, et ta teeks ka siin all, näete. Võtan ka siit lehti natuke välja. Et te näeksite, et siin on päris palju niisuguseid viljaklastreid, ehk see on nende lühendamiste eesmärk. Just, tegelikult mina kasutan seda siis kõikidel viljapuudel ühetaoliselt. Ja selliselt ma siis lõikan enamus oksi siin ära, kui sama oksaga jätkata. Siis siin on näha, siin on ta juba 40 sentimeetrit, umbes 30-40 sentimeetrit. Võiks vaielda, kas välja lõigata või mitte, aga kuna siin on kohe kõrval väga suur oks, siis ma tegelikult jätkan sama põhimõttega. Paari oksa peal või paari niisuguse lehe lõigu peale, kuskil 5 lehte on siin, alguses 3 tavaliselt ja siis on 1-2 veel ja jätangi selliselt. See oks kõvasti tõuseb pärast ka seda, kui me oleme enamus teisi oksi, neid lõikuseid ära teinud, siis oks tõuseb kõvasti, ehk siis võimalik, et ma pean isegi seda natukene allapoole siduma. Nii,
vaatame siin uuesti, selline oks, mis on alla 10-15 sentimeetri, teda ma ei näpi, tema on juba loomupäraselt selline, mis ilmselt on viljaoksaks sobilik ja teda ma üldse ei näpi. Kui ta nüüd pärast lõikust siin väga palju pikeneb, siis on teine asi otsustada, kas lühendada teda või mitte. Allapoole okstega sama tehnoloogia. Vaatan siit, mitu lehte jään ja selle järgi siis otsustan. Näiteks antud juhul ma võib-olla ikka ilmselt siit maalt tagasi ja jätan sellise oksa. Kui juhtub, et need oksad ei moodusta viljade pungasid, siis alati saab välja lõigata. Siin on tegelikult see oks ausalt öeldes palju parema nurga all kui see teine. See pikk oks siin siia poole suunas. Jälle ma valisin uue suuna oksale. Ma ei soovi selle jätkamist siin, aga kuna see on tippuoks, siis enamasti taim paneb tippuoksa oma jõud. Ehk siis ma soovin ikkagi tippu suunata, siis ma pean valima välja siit selle lõike koha ja välja selle lõikama lihtsalt. Jättes siis selle oksa, valides siit pikkuse, õige pikkuse, mina ei soovi, et see võra nüüd liiga palju välja kasvaks ja lühendan ta ilmselt kuskile siiamaani ära. Siin on ka näha mõne puhul, kõikidele kaamerasse ei näita, video lihtsalt venib liiga pikaks, aga nagu kui te siit vaatate jälle, see oks algab siit ja see uus kasv lõpeb siin. See on pea meetri pikk, ma ütleks. Et ilmselgelt sellises pikkuses oksad on liiga pikad, venitab puu ainult laiusesse ja neid peab lühendama. Ma võtaks üldiselt kaamera väliselt lõikaks ära ja siis saame näha, kuidas see puu nagu kujundatult välja näeb. Selliselt see puulõikus siin sai. Mida ma veel lisaks on see, et selle oksa, mis väga ülespoole rõhtsalt kasvab, siis selle ma ikkagi seon veel see aasta ka ilmselt kivi otsa nii-öelda allapoole, et oleks rohkem rõhtsalt. Esiteks tekitab ta siia rohkem valgust ja sissepoole krooni nii-öelda. Ja teine asi on siis see, et ta ei tekita mingit nii-öelda uut tüve funktsiooni, lisatipu funktsiooni. Lisaks ma näitaks teile ka veel seda, et ma olen siis pookinud siia sisse kõrval olevast Arturist oksa, et tulevikus oleks tal omal lähedal olev selline tolmeldaja. Siis tegelikult on see täitsa hästi kokku kasvanud siin kohas. Ja mõnusa kasvu sellise peale visanud, et miks siis seda vaja on, siis kuigi meelika on nagu ise tolmleja või ise tolmeldav, siis tegelikult ei ole ükski murel väga hea ise tolmleja, et nad vajavad kõrvale paarilist. Ilmselt parim paariline siin meelikale ja kõrval olevale Arturile oleks Leningradi must. Ja meil on plaanis 3. puu siia ka istutada, aga hetkel siis olen mõlemast puust üksteisele pookinud eraldi oksa. Et kui siin veel küll lõikamata Arturit vaadata, siis Arturil on siin samamoodi sees poogitud oksad siin üleval. Keerulisem teile siin näidata, see on tõesti väga palju lehti, kuid siin näete, ma olen teibiga märgistanud, on paar oksa poogitud. Ehk siis nüüd ma lõikan selle kaamera väliselt selle puu ka ära ja saame vaadata hiljem ka teiste puude lõikust, pirnid, õunad, ploomid. Mis ma siin selle puu juures tahaks juurde rääkida, on veel see, et mõnes kohas ma ei saa lõigata nii-öelda kõiki oksi välja, ehk siis jäävad päris kõrgele. Tänu sellele, et nad on 2-aastasel tüvil. Et kui me siin vaatame, siis siin on näha, et siin on juba 2-aastane tüvi. Siin on eelmise aasta oma, ehk seda veel võiks lõigata. Või õige, tema on see erandi osa nii öelda.
aga mul oleks mõistlik siinda juba tuua see oks, ta on liiga üles kasvama, oleks mõistlik tuua sellele külgoksale, aga selle puhul ma siis ootan ära tegelikult kevade ja lõikan siit siis tagasi. Ehk siis tegelikult täna ma lühendan neid ülemisi oksi tänu sellele, et suunata jõuda siia kasvamisele ja siis ma lõikan ta siia tagasi. Ehk siis toon ta nagu horisontaali rohkem ära. Aga ega selline ta siin sai pärast lõikamist. Ja näha on, et ta lappab kohe poole vähem tuule käes. Ehk siis jälle on soov siis natuke võra veel kompaktsemana hoida aasta-paariga jämenemad need põhioksad, mis põhiliselt nii-öelda keskelt tüvest välja kasvavad ja siis pärast seda saab jälle laiust juurde kasvatama hakata. Mõnes osas mul on plaanis mõlemat murelit nii-öelda lühendada, ehk siis lõigata tagasi see põhitüvi ülevalt sinnamaani, kus mul on poogitud oksad, ehk siis pookoksad jääksid nii-öelda ladvaks. Aga sellega ma olen siiamaani kannatanud, ilmselt tuleb ka seda teha, kas juba järgmine kevad ilmselt, et see põhitüvi läheks ka ülevalt liiga jämedaks. Siis ta paraneb kergemini lihtsalt. Aga selline sai siis murelite lõikamise lugu ja edasi juba kohe näitame ka teisi viljapuid. Siin on siis tegemist ploomiga, have ja latv poogitud Emma Leppermann ja kõrval on minu mäletamist mööda Victoria. Kui ma eksin, siis ma panen siia alla õige nimetuse, sordinimetuse. Küll aga see have sai kunagi ostetud sellisena kõrgena. Tollel hetkel ma ei osanudki veel puid valida. Ise täna valiks pigem sellise, nagu siin vasakul on see sama Victoria. Ehk siis ka need nii-öelda külgnevad oksad alustaksid oma kasvu seal kuskil 60 sentimeetri pealt, et muidu see puu lihtsalt ronib taevasse ära. Eriti ploom, kes tahabki oma, siin on ka näha, värskeid kasve kasvatada ülesse, et need meetrised otse ülesse kasvavad on kõik selle aasta nii-öelda uued kasvud, siin on näha näiteks, see puhtalt ülesse kasvav on selle aasta kasv. Neil on tohutu jõud, et pigem väiksema jõuga on need, kus on viljad, need oksad. Näiteks siin, et kuna see oks on hästi vilju täis, ta on tõesti siin igal pool on hästi palju vilju, et ma võin siin nagu natuke käega eest ära võtta. Et siis tema nagu ei ole nagu sellised pikki kasve teinud, et tema kasvud on siis sellised 20-30 sentimeetri kõrgused. Neid võib küll lühendada natukene, küll aga ei pea sellist metsikut lõikust nendele tegema. Aga lõikuse põhimõte kui selline on ikkagi sarnane. Lühendame ja kujundame võra selliselt, nagu me soovime, küll aga teeme seda ainult selle aasta kasvude peal väikeste lubatud eranditega ja promome siis selliseid viljaokste tekkeid, nagu siis siin on. Siin näete, siin on jupitatud oks eelmine aasta ja siia on siis viljaklastrid tekkinud ja ta rajab viljapungi. Siin täpselt sama lugu. Vasta päikest proovin siin kuidagi suumida, aga põhimõtteliselt siis siin need oksad on. Samamoodi nagu siin on nüüd see pikem oks. Siin on näha, et ta on jäetud oks, mis on lõigatud siit ülevalt tagasi ja siia on ta rajanud siis niisugused viljakobarad. Küll aga kui nüüd see on mul see aasta juba korra lõigatud, ots üles kasva oks väiksemaks tagasi siit, siis seda nii-öelda väga värsket kasvu enam ma ei näpi. Alles kevadel vaatan, kas pean täitsa tagasi lõikama, et mitte seda viljaoksa liiga pikaks lasta otse üles kasvavat oksa või siis lihtsalt murran näiteks seal sama värske kasvu siin välja. Aga see aasta on ploomide mõistes korralik vilja-aasta. Kas on tegu õige lõikusega või on lihtsalt selline hea aasta? Algaja õnn, ei tea. Mina olen neid siis lõiganud selliselt
et olen ise õppinud siin erinevate materjalide pealt ja tundub, et on ikkagi siiamaani õige olnud. Küll aga siin mõnel puhul on võib-olla plaanis natukene alla painutada oksi, et nad jälle ei oleks üles, aga samas võtaks seda laiust horisontaalselt. Tekitaks siis sinna neid. Harvendan ka seda nii-öelda saagikust. Ehk siis kui näen, et mõnes kohas on, kukkus maha küll, mõnes kohas on ploomid kolkaks tõmbunud, siis nemad on ilmselt, puu on ennast hakanud ise reguleerima, hakanud kõrvale heitma näiteks siin. Siis sellised ma nagu viljad nopin maha. Viljadega puid võib ilusti ka lõigata, pigem isegi öeldakse, et peab. Ehk siis see suunab nagu ressursid õigesse kohta, muidu need vesivõsud või selle aasta kasvud saavad kogu jõu endale, siis nii ta on mõistlik lõigata. Ja mõistlik on ka lühendada vajadusel sellised, kui on liiga näha need viljaoks, täielik viljaoks, siin on näha hästi palju värskeid viljaklastreid ka, mis juba järgmine aasta võivad siin kandma hakata, õitsema hakata. Ja näha on, et see oks on näiteks peen liiga, võib ära vajuda, siis võib ka ta ära lõigata, lühendada selles mõttes, lõigata naglalt nagu lühemaks ja kogu lugu. Ja nii ta jääb. See on juba niisugune, peate ise valiku tegema, mida te siin puult soovite. Ilmselt ise panen siia raskused külge, siia sellele oksale, et painutada teda alla, nagu ma näitasin, horisontaalsemaks, aga ploom on suhteliselt rabe tegelikult juba nii-öelda eelmise aasta, üle-eelmise aasta oksalt puitunud, ehk siis sellega peab olema ka ettevaatlik. On ka juhtunud, et mõned oksad olen välja murdnud painutamisega, aga samas soov on saada selline oks, nagu ta siin on, puhtalt horisontaalis. Läheb väga hästi edasi, otsa üles kasvava oksa lühendame ära, lõikame lihtsalt ta õige nurga all või õiges kõrguses maha. Kui me siin vaatamegi, saamegi koos vaadata, siis siin on viljaklastrid kuni selle oksa raames, see ongi eelmine aasta nii-öelda ühendatud oks. Ja see aasta teen nagu kategooriliselt madala lõikuse, siit jätan sellise võimalikult lühikese jupi siia, pikkustele pole vaja, aga need võiksid juba järgmine aasta siin vilja kanda, need uued viljapungad sellel oksal. Ja edasi panen kaamera kaugele ja teeme kiirendalt korras lühendatud lõikusele. Ploomid siis lõigatud. Ja selliselt nad said jälle oma sellise kuju tagasi. Ja ikkagi püüame siis jälle, nagu ikka, kõik võimalikult rõhtsalt kasvatada. Et oleks võimalik maa pealt lõigata, ei peaks otseselt redelit kasutama. Seni on see võimalik olnud. Aga veel on pirnid ja õunad lõigata. Siin ees on siis meil 2 pirni. Parempoolses on sisse poogitud Moskovska ja ka pirn ise on siis Pepi. Alusena on üldse siin kasutatud mingisugust punast ploomi, kui ma ei eksi. Ja siin kõrval on siis Milvska ja Ranja. See aasta on mõlemad puud üsna vilju täis. Jälle oleme sunnitud olnud natukene reguleerima seda viljarohkust, et puu oksad vastu peaksid. Aga ega siin puu lõikusel on täpselt samad meetodid. Et tekiksid sellised viljaoksad, oksakesed siin puu peal võimalikult töö lähedal esialgu, kui puu on veel noor, siis selle jaoks on vaja nagu hoida neid oksi ikkagi lühemana ja lasta tal nagu tekitada neid. Siin samamoodi, et näete, et ma olen siin kliki teinud. Tegelikult on need on kõik vilja oksa kogumikud. Mõnes osas lihtsalt, kas on vili välja kukkunud või oleme ise välja lõiganud. Et see on nende okste mõte. Näiteks siin on üks oks selline, kus on näha, et me oleme tagasi lõiganud.
Kohe ma üritan siin lehti natuke hoida. Lõiganud, siia on tekkinud ilusti vilja selline pung ja viljapung on täna kandmas päris mitmeid pirne, moskovskajaid. Aga miks mitte ka pepi peal sama asja vaadata, et siin on selline, võtan mõned lehed eest ära, selline klikk tehtud. Tal on kasvatanud 1-2 ja tegelikult ka nüüd 3. vilja sellise punga. Ja seda sama asja me siin ka proovime. Hoiame kõrgust, lõikame oksad sellised, et mõnes kohas võib-olla tunduvad, et jäävad nagu sirgelt ja pikad, aga siis peame painutama, et ilmselt üks viimaseid aastaid, kus veel peab painutama, edasi saame juba lõikamisega neid kujundada, puhtalt lõikamisega. Aga lähme lõikamise juurde. Selle pirni puhul näiteks jälle siis, et ma pookisin siia nii-öelda moskovskajat juurde, ehk siis kui need olid siin juba originaalis poogitud, siis siia, võtsin siin nüüd kohta teile, siis see on siit, oli nii-öelda tüvi, mis puust välja kasvab, aga ma pookisin siis paari kohta siia juurde. Siit on kõige paremini tegelikult neid näha nüüd. Ehk siis pooki koht siin, punga pookimisena ja läks väga tugevalt kasvama. 1 aasta peab muidugi ootama, siis hakkab järgmine kevad sellest pungast avama, uut oksa kasvatama, siis peab kannatust olema. Ja siin ma panin igaks juhuks 3 tükki siia tüvile, igale oksale 1 ja kõik läksid kasvama. Antud momendil jätkuvalt kasvatan kõiki oksi, tulevikus ilmselt tuleb siit midagi välja lõigata. Aga puu on ilusa kujuga, midagi pole öelda. Mõne oksa peab veel ära painutama. Näiteks selle sama otse paremal üles kasvava oksa, küll aga see on üsna kergesti teostatav. Ja nüüd siis selle teise virnipuu juurde, milleks on Milvskaja Ranja. Ja ega tal on sama põhimõte. Siin ei ole väga palju õnneks selliseid üles kasvavaid oksi, sest ma olen siin vahepeal natukene klikkinud kausalt öeldes. Näiteks siin. Aga viljade pärast, tal on ilusad sellised punaka jumega viljad, aga olen siis üles jätnud sellised oksepikendused, mida nüüd tahaks lühendada. Pirnid lõigatud ja nüüd vaikselt ka õunapuude juurde. Õunapuudega on muidugi selline lugu, et õunapuud on üsna kompaktse kasvuga. See aasta on ka see eesolev õunapuu mul natuke põdenud. Ei teagi täpselt, milles asi on. Tal oli selline pooke koht all. Tüvi juures oli selline nagu maa peal ja ei oskagi öelda, see koore osa oli nagu kannatanud, et panin sinna tegelikult katteks mesilasvaha ja tõstsin natuke pinnast. Olen teda natuke poputanud ka siin mingite ainetega ka, aga saab näha ja loodame, et ta nagu ennast näitab parimal viisil. Olen püüdnud ka õunu muidugi tugevalt siin peal vähendada, et ta saaks paremini hakkama, aga ta on nagu kiduram, tal uusi kasve on vähe, tal on üsnagi lühikesed kasvud, et ta on nüüd viimasel ajal hakanud paremuse pool näitama ja kasvu juurde viskama, ilmselt vihmane aeg ka aitas. Aga näiteks siin on näha, et tal see kasvan on selline paarkümmend sentimeetrit. Teda ma tegelikult see aasta siin väga lõigata ei tahagi. Et mõne oksa siin võib-olla klikin välja ja siin polegi nagu midagi eriti näidata. Küll aga see õunapuu, siis eelmine oli siis Katre ja see on Kaspar. Kasparil temal on küll piisavalt neid oksi, mida siin lõigata. Õunad on üsna rasked, hoiavad teda ise rõhtsana ja tundub, et need oksad vajavadki niisugust tagasilõikust ja päris niisugust tugevamat tagasilõikust sellel aastal, et need jõuaksid pakseneda need oksad. Ka üleval pool on siis siin vaja lõigata. Aga lõikamismeetod on sama nagu
nagu eelmistel, nii eelmistel viljapuudel, näiteks ma ei tea, ploomil, pirnil, mina neid erinevalt ei lõika, lõikan sarnaselt. Ehk siis klikin ära vajadusel, siin on samamoodi näha, et oks on kunagi lühendatud, jäetud õie nii-öelda oksa viljapungad, et siin on ilusti viljapungasid ta kujundamas. Ja lähtun samamoodi sellest lõikusest, et siin ma erilist muud vahet ei näe. Jälle püüan hoida rõhtsamana, et puu kasvataks laiust ja vähem kõrgust. Et kui siin veel käest filmides lõigata, siis siit ma näitan ära, et puu on vilju täis, on. Et siin on see, et tal on raske, see on alla kaardus. Tormid võivad talle niimoodi liiga teha, kui ta on raske. Ja ma ise lõikan need uued oksad ka võimalikult lühikeseks. Jätan küll uue kasvu, et ta saaks jätkata sealt, aga ikkagi lühikeseks. Siin on ka näha, et uued pungad on kujunemas, samas siin olid juba viljad peal, siit ma olen osa vilju tegelikult välja lõiganud, et oksa raskust vähendada, aga soovime siis seda ikkagi paksenemist ja lõikame jälle konkreetselt uue osa lõikame ikkagi lühemaks. Ja niimoodi me hoiame seda puud igal pool kompaktsemana. Kõik need oksad lõikame lühikeseks. Kui see oks või selle aasta kasv jääb selline 15 cm, siis tasub tugevalt, 10-15 cm, tasub tugevalt kaaluda, kas on vajalik see lõikus, ehk siis näiteks siin. Vähemalt mina ei näe antud momendil alati vajadust. Seda saab kevadlõikuse tagasi lõigata. Nii, võibki rahul olla. Oksad rõhtsad võimalikult. Ja ega siin muud polegi. Sellisena tuleb teda hoida. Ja kannab päris viisakalt see aasta. Tegelikult on iga aasta see Kasper kandnud meil. Selline see videolugu seekord sai. Ega siin lõikuses midagi uut meil ei ole, sarnane eelmise aasta videoloole, küll aga see lugu on meie jaoks ka selline videopäevik või videoblogi, nagu nimi ka ütleb. Ehk siis, kus on näha meie puude arenguid, kuidas me lõikame, kas see lõikus ka ennast ära õigustab, kuidas nad vilja kannavad, millised hädad neid puid siin vaevavad ja kuidas me nendega siis hakkama saame. Aga selline seekord sai. Näeme juba järgmistes videolugudes.